Tere, podcast 442, episood number 170, muide. Minu arust on 170. Minu nimi on Ivan, mu kõrval Maarja. Ja, tere. Me ei ole täna Põhjalas, me oleme täna EpicBeti kontoris. EpicBet on meie usaldusväärne toetaja, kus meie episood küll ilmub nüüd kolmapäeval, aga reedel on ilmselt Epic reede. Ja mina soovitan Mount Epicut, mu lemmik kampaania. See nädal üks Eesti mängi jõudis 10 panust järjest võita. Ja kui ta jääb, iga kuu vaata mängitakse mingi asi seal välja, et kui ta jääb üksi selleks, siis 20 000 on tema. Pole paha, nagu ütlevad klassikud. No 20 000 on selle raha eest võiks midagi teha juba. No see päris 350 ei ole, jah. Okei, aga miks me kolmapäeval sinuga salestame? Põhjus on lihtne. Just me salestame tegelikult teisipäeval, aga miks te kolmapäeval seda kuulete? Just mõni minut tagasi Eesti koondis lõpetas mängu Moldova vastu. Me võitsime, me kuidagi vaata natuke nukralt alustasime, aga tegelikult me võitsime. Eesti koondise võit ei ole mingi asi, millega me marjanud, me ei ole nagu Prantsusmaa koondise fännid, me ei ole nagu Hispaania koondise fännid, meie jaoks on võit on sündmus. Ja noh, seda ma tahakski sinuga arutada, et kuidas oled siis õnnelik või? No valiksari on korda läinud, ma arvan juba, ütleme, et 3 punkti on selline, ma arvan, totaalne miinimum eesmärk nagu valiksarja mõttes. Aga kui ma räägin nagu enda ootuse horisondis, siis ma ütlesin ju väga lihtsalt, et 3 punkti on minu jaoks juba väga hea tulemus, kui me saame esimesest 2 mängust, et kui me mõtleme nagu puhtalt sportlikku tulemust, mis ametlikes mängudes profitasemel on see, ütleme, peamine kriteerium, siis muidugi tuleb väga rahul olla. Aga ma arvan, et me oleme selles valiksarjas võib-olla, mis vähemalt mina enda jaoks mõtestan seda sportlikku tulemust, mis tabloole läheb ja protokolli läheb, natuke eraldiseisvalt sellest, mis on nagu mängupilt, et ma arvan, me siin jõuame mõlema kohtumise nagu mängupiltiga veidi analüüsida, et minu jaoks on siin hetkel ka see on ikkagi nagu ikkagi olulise tasandil, et ta ei ole küll nii oluline kui tulemus on alati A ja O, aga ikkagi ta minu jaoks on oluline, sellepärast, et nagu me oleme sinuga rääkinud, siis me oleme ikkagi kuskil nagu suundumas, et ma arvan, et see 26 ei ole see koht, kui me suundume, et me jõuame kuskil hiljem äkki. Räägime Moldova mängust, lihtsalt nagu jagame lihtsalt äkki emotsioone. Mul on hästi segased tunded, ma ei suuda ennast väga kokku võtta, isegi mingit hinnet panna, mul on nagu natuke äärmusesse. Et mis tekitab segaseid tundeid? Esiteks, no siin ma tsiteerin sinu, kasutan sinu sõnu, kaootiline mäng. Ma ei ole nii kaootilist mängu võib-olla üldse, minust isegi mingit San Marinode ja Maltade vastu ei ole, ma ei täheldanud sellist mängu. Vaata, meie koondis on ka selline koondis, kes väga harva surub midagi ise peale. Põhimõtteliselt, isegi kui me Maltaga mängime, siis me hakkame nende mängu mängima laias laastus. Ja täna kuidagi see Moldova algusest peale oli mingisugune, ma ei tea, ma ei tea, kuidas mänguks valmistusid, mina ei näinud seda. Ja me ka kuidagi suundusime sinna, et üks hetk me tegime midagi väga ilusat, ja 20 sekundit hiljem me võisime omavahel kokku joosta, mingi palli nii peatada, et see põrkab 10 meetrit eemale. Täiesti imelik mäng, väga selles mõttes mul jäid. Ja seda mõjutab ka, et esimese poole järel oli nagu kuidagi igav tunne tekkis, mulle tundus, et okei, see on nagu võidetud, on ju, targemad inimesed võivad öelda, et see on Eesti koondis, hoiame hobuseid, on ju. Või üldse, see on jalgpall. See on jalgpall, aga seda enam, on ju. See on Eesti jalgpallikoondis. Aga muidugi see punane kaart teisel poolel tegi selle põnevamaks ja ja lõpuks me saime ikkagi võidu, on ju. Et teine skaala on see, me saime ikkagi võrdse võidu, see oli vajalik võit. Mina ei ole sellega nõus, et ma arvan, et Moldovasse me pidime võidu järel minema. Väga kahju tegelikult, et me ei saanud kauem mängida nagu 11-11, sest et need alged, ma arvan, et see mäng oleks ilmselt nii olnud, et me ikkagi läheme kontratesse, nagu me läksime alguses, millest see punane tuli. Et ma oleks lihtsalt rohkem tahtnud seda näha. Muidu nagu see mäng kuidagi... Ja, aga vaata selles mõttes, et siit me saame nagu hinnata seda, et kui ma rääksin nagu mängupildist, siis seda mängupilti me nagu mängu tervikuna nagu hinnata ei saa, sest tõesti esimene poole, et me olime 40 minutit ülekaalus ja siis kui me olime 10 versus 10, siis me olime 2 väraga ees. Ehk siis juba need mõlemad aspektid mõjutavad seda mängupilti ja mängukäiku nagu väga tugevalt. Aga mida me saame nagu hinnata, siis see, kuidas me seda nagu mängu tahtsime mängima minna taktikaliselt, ehk siis kiired üleminekud, otsida sinna vabatesse tsoonidesse palle ja oma nii-öelda ründe siis kolmiku peale, kes siis on nii-öelda hea ärapööre kaitse pealt, või siis kellel on kiirust, see toimis. Tegelikult meie see mänguplaan suuresti tõigi selle punase kaardi. Aga mis puutub seda kaotilisust, siis ma arvan, et nagu kes võib-olla kuulas meie seda livestreami ka mängu ajal, siis ma ütlesin seda, et mis
minu meelest see ongi nagu veidi erandolukord Eesti jalgpallis. Me selliseid mänge nagu Eesti jalgpallis näemegi väga harva, kus paberil on vastane meiega, no ütleme, suhteliselt samal tasemel, et mina ise hindasin, et Euroopas ongi hetkel 3 riiki, et Läti, Leedu ja Moldova, kellega meil ongi 50-50 mängud ja ka kui enamasti mängime, siis vastane on meist paberil tugevam, tema surub oma mängu peale, või siis me mängime väiksemate käbusriikidega, kus me paratamatult oleme selles rollis, et meil on võidukohustus ja meie ikkagi oleme need otsijad pooled. Siis Moldovaga ongi see, et ma ütlen, et see ühel päeval võib see mäng minna ühele poole, teisel päeval teisele poole. Täna ütleme, me suutsime selle pikema kõrre tõmmata ja selle üle tuleme kui õnnelik olla. Ma ise, kusjuures mängijate valiku poolest, kui sa vaatad mängijate valikuid, jah, super, aga Moldova minu jaoks on see, keda peab võitma. Tehke, mis tahate, Moldova me peab võitma kodus, ma ootan ka nüüd võitu ja enne oleks koodanud. Lihtsalt me teame, kuidagi ma ei tea, kuidas seda parandada või hakkasin kas või Aivarit uskuma, et me kuidagi see võitja mentaliteet nagu seda nagu üldse ei ole, üldse ei ole ja see igas meie selles väljendub see lihtsalt. Ei, siin ma vaidlen nagu vastu just selle nagu mänguga, et kus me olime nagu totaalselt tipus, siis põhjas, siis olenemata nendest kõikidest tagasilöökidest, mis siin Moldova mängus oli, suutsime selle võidu ikkagi ära võtta. Ei, ma räägin nagu pigem nagu see, võidu me võtsime, selles pole kahtlust, aga nagu kas või isegi see, et me olime 3-1 ja panime nagu Milleri sisse, et mul on nagu üldse see meeldi. No aga jällegi, seda sa näed ju totaalselt tipptasemel ka, kus kohtuvad 2 maailma tipptasemel võistkonda, see, kes on eduseisus, see teeb paratamatult kaitsest lähtuva vahetuse mingil ajal 75+. See on ju, ma ei tea, jalgpalli taktikaline osa. Su argument ei veendunud. Aga see on, ma räägin, kas see ei ole jalgpalli taktikaline osa? See on, aga... See, kas see meeldib sulle või ei meeldi, aga treenerid kasutavad seda. Jah, aga... Me ei saa ikkagi võrrelda Saksamaa versus Prantsusmaa ja Eesti versus Moldova antud juurde. Ja, aga eesmärk on ju sama. See mäng lukku panna ja kindlustada oma edu seis. No oskad sa mulle samaväärset näidet praegu tuua või? Ma ei vaata tippjalgpalli nii palju, et ma saaks seda selle... No ma arvan, et tegelikult see ei ole samaväärne. Lihtsalt see kuidagi... See on lihtsalt üks näide. Ma räägin kuidagi see signaal kogu... Mitte see... mis nagu õhkab sellest koondist on kogu aeg see, et kuidagi jumala eest ärme nüüd. Rohkem enesekindlust, no me juhime 3-1, paneme. Ja see sama näiteks seisul 2-0, okei, oli 10-10, aga nagu see sama Sapina, okei, ta ilmselt pärast vigastust ei ole enam nii killer vend, aga see oleks pidanud minema ja kuradi keha vahele panema ja kas uus punane või ära lahendama selle olukorra 3-0 ja kõik mängi nägemist. Ei, seda ilmselgelt. Me räägime, jah, muidugi 2 väravat olid Saliste pealt, aga teisest küljest võib-olla Salistel ei olekski vaja olnud ennast näidata, kui me oleks 3-0 ette läinud. See on nii ja naa. Okei, see on, ma läksin nagu... Aga need on niisugused jalgpalli mängulised olukorrad, et jällegi ma ei taha kuskil sinna tippjalgpalli jõuda, aga analoogsetes olukordades ka tippründajad ei löö ju kõiki oma võimalusi ära, et see ongi jalgpalli osa, aga see 3-0 oleks selle mängu lukku pannud. Mis puutub seda, ma ei tea, võitja mentaliteeti või ma ei tea, ootuste horisonti, et mina olen küll selles paadis ka loomulikult, et kui me Moldovat ei võida, keda me siis üldse Euroopas võidame, et ilmselgelt me peamegi selle eesmärgiga minema ja seda nagu koondselt nagu võita nõudma. Ja ma ei taha kuidagi jõuda sinna, et me peame aru saama, et kus me tuleme. Aga reaalsus ongi hetkel see, et Eesti koondis paberil ei ole tugevam kui Moldova. Ei, aga küsimus ei ole selles, et ma olen sinuga nõus, aga küsimus ei ole ju selles, et me oleme, küsimus on selles, kas me näeme seda mingit teekonda või võimalust, et me oleks tugevamad kui Moldova. See ongi see, kus me peame suunduma ja seda ma ütlengi, et... Aga kas sa näed, et me suundume sinna? Me saame suunduda ainult siis jätkuvalt, kui meie mängijad mängivad kõrgemal tasemel, kuna hetkel mängivad. Ehk siis seesama tase, mis on tegelikult nii Moldoval kui ka Eestil, olgu need siis, kui me ikkagi võtmemängijad on kuskilt Rumeenia liigades ja Poola liigades või siis Eesti liigades, ma ütlen, seal tegelikult ei ole suurt vahet. Selle Euroopa keskmiki jaoks ei ole mitte mingit vahet. Ehk me saame suunduda ainult siis, kui need mängijad mängivad kõrgemal tasemel. Muidu, ütleme, kas me siin võidame siin Moldovat ükskord või kaotame, see tegelikult ei mõjutas üldpiltina. No aga siis tegelikult ju, mida me räägime EM2028, ega meil 2 aastaga ei tule sukast kvalitatiivset tõusu. No ütleme, ilmselgelt see ei tule niimoodi, et meil on 10 mängijat on top 4 liigas ja ülejäänud on kuskil Belgias ja nii edasi, seda ei juhtu. Aga see natuke on, loomulikult see ei ole nüüd niimoodi aita, et me näeme ju Norra näitel seda, et sul võivad olla tippmängijad ja see ikka midagi ei aita. Aga see annab ikkagi sulle nagu mingid suuremad eeldused, et seda ma tahaks uskuda, et 2-3 aasta pärast on meil see pilt natuke parem. Jällegi, ma arvan, et siin on sellest nii palju räägitud, kui see 2011, kui
kui mängisime nagu oma parimat jalgpalli ja olime edukad, meil oli nagu väga palju mänge tegelikult välismaal. Aga nad ei olnud ju nagu oluliselt tugevamates liigades kui Rumeenia ja Poola, nagu sa räägid. Ma tegelikult tahangi jõuda sinna, kuigi jälle see, et ma arvan, selle ajaga on see keskmike staarmängijad, just keskmike koondiste staarmängijate nii-öelda, ma ei tea, tase on nagu ka päris palju muutunud, mulle tundub, et toona ikka seda väga tihti ei olnud, et igal nagu keskmikul on mõni nagu tippmees praegu, mulle tundub, et nii on. Aga mis mulle nagu selle ajaga võrreldes on see, et see kõik väga õige, et mängijad peavad mängima heades liigades ja sellega ma olen 110% nõus. Siis ma arvan, et isegi toona meil ei olnud nii palju mängijaid välise liigades, kui meil on hetkel. Ma mingi aeg lõin kokku, just 37 oli, plus siis akadeemiates rannad. Aga me näeme ikkagi, et sellest mingi ligi kolmandik, kes me praegu valitakse koondisesse, tulevad Eesti liiga pealt. Ehk siis need liigad, kus meie mängijad mängivad sellest 37-st, mingi julge pool on sellised, et sellega ei ole mitte midagi. Ei mingid vennad ju mängi, nagu selles mõttes, mingid vennad ei olegi nagu koondise vaateväljas, alal mingi Schlein ja Komissar, nad mängivad lihtsalt, nad teevad lihtsalt oma karjääris mingit sammu, kas või nagu inimlikult saad neist aru ka vaata, et kas või selles mõttes, et Nad võiksid kerkida, ütleme, kui nad suudavad. Nad võiksid, aga see ei juhtugi kohe, et selles mõttes eeldused, ma arvan, et mingid eeldused on olemas, et sa mängid, ma ei tea, Serbia esiliigas või Leedu kõrgliigas, Leedu kõrgliiga võib olla natuke halvem näide, aga mängid Serbia esiliigas, tegelikult sul on võimalus silma paista seal piirkonnas ja natuke seal see on umbes nagu Sinjavski näide. Tegelikult ta läks ju alguses sinna Karvinasse, mis oli nagu täis kotik Tšehhi liigas, aga nagu jäi silma, sai Slovatskosse, mis on nagu liiga keskmik. Ja tol hetkel, kui ta tegelikult läks sinna, siis ta oli ju lausa Euroopa karikate mängija või see tiim. Nüüd ta teeb karjäärimuudatuse, mis iganes see tähendab. Ja, aga vaata, ütleme, see on hea näide, kus nagu mängija tegi liigasiselt nagu sammu edasi. Kui me vaatame puhtalt nagu Eesti koondise perspektiivis, ja ma ei mõtle seda, et ta nüüd vahetab positsiooni, vaid kui ta oli oma prime time'is seal Tšehhis, ega Eesti koondise mängu see kuidagi ikka üle ei kandnud. Isegi see Slovatsko jääb sel tasemel, kui me tahame jõuda. Aga sa ju Eesti liiga mängijatega ka ei saa. Ei, ma ei väidagi, et me Eesti liiga mängijatega jõuame, sinna ma ei jõua kindlasti, aga me ei jõua ka selliste mängijatega. Okei, aga mis meil veel Moldova, ma räägin, see on kuidagi võit, aga nagu see on naljakal kombel, see ei pakkunud nagu nii suurt kuidagi. Ei, ma olen rõõmus, ma tegelikult olen selles mõttes siiralt rõõmus, ma on hea meel poiste üle, aga kuidagi võib-olla see, et esimene poolaeg tuli pigem nagu lihtsalt, need väravad tulid lihtsalt, vabandust, aga see Moldova, et täis kolhoosi mulje mu jaoks, isegi nagu eraldi seisvate mängijate, mingid eraldi seisvad komponendid on võib-olla tasemel, ma sellega ei vaidle, aga nagu kogu tervikuna see kompott, see tiim on täis kolhoos, nagu ma räägin, nagu nad ei ole ühtne punt, nad ei ole mingi ühtse asja eest väljas, üks vend ajab ühte asja äärel, see number 17, kes oli, me tõime välja, no see on täis, ta on võib-olla hea mängija, aga see, mis ta tegi väljakul, ma ei tea, ma süüdistaks ta mängu fiksimises austaldes, nagu see, mis ta tegi, on ju. Vabandust, me live streami ajal sinuga või mängu ajal rääkisime sinuga, et aga minu jaoks väravaht seisab nurgalöögel oma väravas, sorry, mida sa teed üldse, vaata. Aga see ei tähenda, et ta on nagu halb väravaht, aga need kõik asjad nagu tead, kanduvad mängijatesse. Ma arvan, et seal ei ole hea sisekliima, ma ei viitsi nagu rohkem neid väga analüüsida, lihtsalt ei ole tervikuna mingi võistkond selles mõttes. Ja ma arvan, et see Norra 05 ka näitas seda sisuliselt. Neil ei ole, nad tulevad ja nad upitavad Pepu üles põhimõtteliselt. Ja, sellega ma olen nõus ja see ongi see koht, et kus võime siin rääkida paberil ja kus klubile kuuluvus on ja see asi on väga ühtselt toimima saada, et see on ikkagi see on juba treeneri töö. Ja see on väga suur osa ikkagi sellest treeneri töö ja ka mängijate töö, et me siin arutasime, et kuidas võib-olla see Ukraina-Venemaa konflikt üldse võib nagu määrata, et mulle endal tundub, et see määrab. Aga kui tulla veel korraks nagu Eesti koondise juurde ja just seal nagu mängulise poole peale, et need väravad olid ka selles mõttes, meil ei olnud ju vaata 11-10, tegelikult me ei saanud ju mingit nagu, ma ei tea, momentumit peale. Me saime õnnelikult väravad, see oli väga hea, et me suutsime ära lahendada. See nagu lõigi selle olukorra, et kus me 2-0 pealt paratamatult, sul ei ole vaja seal mingit riski ei ole vaja võtta, sul ei ole vaja domineerida. Kuigi ma lasen sul lõpetada, kuigi minu meelest siin väljendubki see killer instinkt, minu meelest oleks pidanud edasi minema, see vastane oli kuradi põlvili surutud, löö teise lõime, löö kolmas, löö neljas, löö viies, ära kuradi jää passima, vaata lõpuks sa jääd passima ja sa lased ikkagi endale ära lüüa. Aga antud juhul võib-olla natuke kevad palume, et saite oma punasega. Mis iganes. See stsenaarium oli natuke teistmoodi. Jah, nii on jalgpallis, aga kui ütleme, kui me oletame, et oleme 2-0 ees, 11-10 ja võtame nagu siis
mängime seda mängu, mida me nagu algselt ei plaaninud mängida, et hakkame kõrgelt pressima, viime liinid ülesse ja tuleb 2-1 vastu sealt selle pealt. Noh, siis sa samamoodi, et noh, kuradi debiilikud, et miks me 2-0 siin ära ei kindlustanud. Ei, mina ei ütleks seda. Ma tean, et paljud ütleksid võib-olla mina ja mina ütleks. Ma arvan, et lihtsalt kui spordis on nii, et sa pead ära tajuma väga, kui vastan väga nõrgas momendis. Loomulikult seal mängu lõpus jah, sul ei ole mõtet enam paar minutit jäänud, siis tee mingit nurgalöökide asja üle. Aga sul on pärast teist väravat oli veel 60 minutit mängida ja olgem ausalt, Moldova oli lihtsalt, nad ei saanud mitte midagi aru, täiesti kuradi. Ma ei tea, mis neil toimus, et ma oleks oodanud, et me oleme julgemad. Seda kuidagi, ma ei tea, kuidas seda juurutada meie koondis, ma olen varem ka tähele pannud, et ma kuidagi ei julge veel nagu seda sammu teha, kui meil kõik hästi on, ma ei tea. Mulle endale meeldib see, et ma ei ütle, et me nüüd jääme mängupildile kindlaks. Mulle meeldib see, et me üritame nagu mängida selle peale, mis nagu Jürgen Enni jalgpall nagu on. See ei ole selline domineeriv jalgpall, ta ei ole absoluutselt, ta on pigem ikkagi väga pragmaatiline jalgpall ja see on see tee, kus mina näen, et me võiks üldse millegagi edukaks saada Euroopas. Me oleme sellest hetkel väga kaugel, aga see on see jalgpall, millesse ma usun ja nagu koondis tasandil, et kui sa oled Eesti koondis. Ei, ma pigem selles mõttes olen nõus ka, aga lihtsalt mängu sees sa pead ära tajuma mingit momente, see on mu sõnum. Ma isegi aktsepteerin seda, et nad alustasid Moldovaga nii, nagu nad alustasid. Pealegi see töötas, olgem ausalt, see töötas, mida seal ette heita. Ma mõtlen siis seda, et natuke sügavamale, aga muidugi see on ka see, et kurat, meie omad mõnikord vajuvad natuke liiga sügavale, et see on asi, millega peab valmis olema, aga põhimõtteliselt need esimesed minutid toimiski see, et seal enne punast tuli ka täpselt üks moment veel. Minu arust, siis oli see, et Käit jooksis ise läbi ja andis lihtsalt selle plönni Sinjaskile. Aga need olid, need ei olnud mingid head väravamomendid. Ei olnud. Sellised me ei saanud. Veel Moldovast, et väljak oli päris sitt. Mõtlen kohe ära, et kuradi, me siin Põhjamaa Eestis, et vaatame rahvusvahelisel tasemel, mille peal mängime. See oli väga halb, see oli liivane, see kaamera lähim nurk, võib-olla kaugem äär oli ka, vaata seal sinna ei ulatanud kaamera, väga halb. Me ei saagi võrrelda ennast Moldovaga. Õnneks üldse me võiks lõpetada, jah, Moldova on suke, Moldova on üldse eraldi substants Euroopas, et see on suke riigis. Nii, üldse staadionisse taust oli ka see, need paneelmajad, et need... Kodune tunne oli nii mõnelegi Eesti jalgpalliisikule, ma arvan. Ja see, et staadion oli nii vaikne, et see andis ka nagu ilmselt jälle meile eelisevat, et ainult Norra ja Itaaliaga saame ilmselt möllus siis mängida võõrsil ja loodetavasti kodus. Mis me veel panime... Punasest kaardist, ma arvan, ikkagi mingil määral peab nagu rääkima, et... Kumma? Ma mõtlen siis meie, kus me 47. minutil seal teise poole alguses kohe Räägi. Ma ei tea, kuidas sellised asjad nagu siis ikkagi jalgpallis juhtuvad. No ma kujutan ette, et pool ajal poisid läksid sinna. See on nagu kõik, see on nagu, ma arvan, et Jürgen Henn ei vaja meie lahti selgitamist. Ma arvan, et see räägiti ka seal, et poisid, me domineerime, kõik on hästi, ärme lõdvaks lase, kõik hästi. Ainus võimalus, kus nad saavad tagasi minna, me anname rumala punase või teise kollase. Ainus võimalus. Kevor, Rasmus, teil on kollased all, teie peal ilmselt mängitakse ja proovitakse midagi. Olge ettevaatlikud. Tuleks väljakule, 48 minut, võta välja. Tal muidugi minut aega enne oli see ka, et vaata, tal on puukas võib-olla, ma ei tea, korra võib-olla see fookus kadus, ma ei tea. Ma ei oska öelda, et kui nii oli, siis natuke liiga nõrgalt. Me veel esimene poolega kiitsime Palumets. Palumets, ma arvan, mängis 30 minti, oli minu jaoks Eesti koondise parim. Ja siis nii rumal, see võis maksta natuke tugevam vastas, aga see võis väga suure tulemuse maksta. No võtame siis positiivselt kaasa selle nurga alt. Et ei mängi Iisraeli vastu. Ei, mitte seda, ma arvan, et sellised nagu raputus, vaata, sellised raputus on alati head, kui tegelikult nagu lõpptulemus ei kannata. Siis kõik saab nagu õppetunni, aga see ei lähe midagi maksma. Et ma arvan, et nii treenerid õpid sellest midagi, et võib-olla tuleb siis kuidagi asjad konkreetsemalt selgeks teha. Ja ütleme, et vaata, tänapäeval on maailm nii pehmeks läinud, et mängijatele ei saa ju kurjalt midagi öelda. Et plus teiseks, et ma arvan, et Eesti koondise mängijad ka individuaalselt siis võib-olla õppivad sellele edaspidi nagu rohkem tähelepanu, et kui meil on... No kurat, meil on 2 punast ikka. Okei, Soometse punane on natuke teist laadi, et seal oli mängu lõpp ja... See oli see mängu olukord, et seal mulle etteheiteid ei ole. Aga sellist... Vaata, teine kollane võib ka olla selline, et tõesti on mingi totaalne ebaõnn, et kuidagi, ma ei tea, pall põrkab valest ja kuidagi on mingi olukord on võib-olla isegi vaja maha võtta, et tead ise küll, et ei tohi veel võtta, aga lihtsalt on niimoodi. Aga keskvälja täiesti süütus olukorras, kus me vastal ei olnud mingit ülekaalu, et
noh, selliseid punaseid ei tohi võtta. No lõppea kõik hea, ma ütleks. No olgem ausad, see esimene värav, mis meile löödi, no kuule, kuradi tahtmata kedagi solvata, aga Pärnu Vapruse ründar oleks ka sealt ära löönud, et no seal oli nii loogiline, et ta võtab selle niimoodi omaks ja lööb, ja siis salist nagu lõpuks ta nagu tuli välja, et ta lihtsalt kukkus sealt nagu, ma ei tea, nagu kuradi ballast laeva pealt on ju, et. Nojah, kui arvestad olukorda valesti ja kontakti või siis nii-öelda duelli juba kaotad, siis nii on. Ja teine värav ka salist tegelikult väga rumal viga. No, mina olen seda oma arvamust selles nii-öelda podcasti seires ka juba paraku nagu avaldanud aastad, et minu jaoks ei ole kahjuks salist A-konsti tasemel mängija, aga jah, valik on selline paraku. No mõni on. Mõni on lihtsalt koondses on ju. Mis Artur Pikas sai tead või? No töötu hetkel. Et need Tarmo Rüütli ajastud on läbi, kus meil äärekaitset liiga palju ei olnud, et siis mõni töötu äärekaitse sai vähemalt neid rahvusvahelisi neid toetusi käia võtmas välja, et siis praegu seda võimalust ei ole. Aga ma mõtlen nagu, nagu Eestisse ta ilmselt ei taha tulla ja välismaal keegi teda ei taha. No mõned aknad tegelikult on lahti veel, et kuu lõpuni peaks Skandinaaviad ja asjad lahti olema, et äkki midagi no, mingi Skandinaavia esiliiga võib-olla. No jah, ega me ei räägigi, ma arvan, siin see staatus on selline, et kui sa oled ikkagi Poola esiliigas arumängiks langed 30+ mängija, et ma arvan, ega me liiga tugevast keskkonnast ei räägi. Ma ei tea, kuidas Aasiad ja need on, et võib-olla midagi leiab veel. No äkki Sorga annab telefoninumbri. Aga jah, ma räägin, see äärekaitsjate mure on ikkagi väga-väga sügav, et just kui enne siin mainisin, et Keskmikkel on sellised nagu tippmängijad, keda üldmaailm ka teab, siis mulle nagu tundubki, et nagu väga tihti need mängijad ongi ääreründajad, et need ongi tänapäeva jalgpalli nagu sellised kõige ohtlikumad mängijad. Kui meie Eesti liiga äärekaitsjad peavad neid kaitsma, siis juba sellest tulenevalt on see seis on nagu nii keeruline. See on juba eos probleem. Räägin minu meelest, okei, ma võin seda salist, et praegu siin pärast sellist mängu midagi teda hea nagu vitsutada ka, et suures plaanis, kui me mängime Iisraelide või Rootside või Norrade või Gruusiatega, siis seal ei ole tegelikult mitte mingit vahet. Kas vaatasin, Peetson, Johnny Larsen nagu kaitsefaasis eriti on ju, võtta üht, viska teist, Lillander, Hussar, tase on lõpuks enam sama. No seal ongi väga lihtne. Kossus öeldakse väga hästi Luka Dontšiči katmise kohta, et su ainuke eesmärk on elu võimalikult raskeks teha, natuke segada, mingid olukorrad päästad ära, aga kõike nagu nii kätte ei saa. Siis jalkas on ka niimoodi, et lihtsalt mingi 60-70 possada läheb läbi sust ja mingid olukorrad segad ära. Kossus õnneks vaata on see, et korvi vastase poolt korvi tabamine ei ole nii kriitiline kui aga sa panustagi keskkaitsjale, vaatad, sa ise lased äärelt läbi ja siis keskkaitsjaga tuleb appi. Kuidas sa mõtlema, kas meil on Moldova mängus konkreetselt midagi veel öelda? Alex Mattias Tamm tuli päris halvasti sisse mõnust. Tuli kehvasti, jah. Ei ole ühtegi õigustust öelda. Ei olnud hea mäng. Mattias käidi 3-1 värav oli tegelikult võtmehetk üldse selles kogu kompotis vähemasti teisel poolel. Olgem ausalt, see 2-1 värav, enne seda oli kerge selline ebamugavus olukorrad olid ja siis tuli see värav ka. Emotsionaalne tõus vastastel. Ma ei saa öelda, et nad midagi suurt nende minutite jooksuks loonud, aga ikkagi selline murekoht oli ja mängida oli veel 20 minutit. Ja siis suurepärane rünnak on ju ja Mattias käidlid. Mulle jubedalt meeldib, kui mängija, kui ma näen, et mängija on korra, tõstab pilgu vaatab, seal on vaba nurk ja lööb ära sinna. See on kvaliteedimärk, et see oli see, mida nagu oli ilus näha, et kui need esimesed 2 väravat olid ka siuksed, ma ei ütle poolijuhuslikud. No kusised väravad olid, olgem ausad. Aga jah, siis see oli selline. Aga kusine värav on ka värav. Kusine värav loeb ka. See oli, ma räägin, seal oli väga-väga ilus, et kuidas Ainsalu viis selle palli Jakolole peal ja Jakolole, kes minu jaoks ei ole ka tihtilugu ei ole mängija, kes teeb alati kõige targemad otsused. Ta on hea mängija, ta on kiire väle, aga ta ei tee minu jaoks nagu tarku otsuseid liiga tihti. Siis see oli, ma arvan, väga hea, kus ta selle palli välja tõi ja värav käidi löök, super. Ja see oli võtnud hetke põhimõtteliselt pärast seda, kuni ainult see karistuslöök tuligi, nagu see pärast seda tegelikult ei olnud ju Moldova üldse mängus sees ja õnneks 3-2 nad ka ei olnud, siis me suutsime nagu sellest kiitust poistele, et suudeti ikkagi see mäng, seal vahepeal nad ise aitasid ka seal nende puudetega. No jaa, aga vaata, alustame sellest kaootilisusest, siis tegelikult see viimane 6 minutit. Me küll õnneks ei lasknud tekkida Moldovale midagi, aga ma ei taha öelda, et see on mingi megakontrolli all oli, sellepärast, et seal käis ka ping-pong oli edasi-tagasi ja rumalad otsused võeti vastu, et siuke loomad jalgpall oli kunagi selle asja nimi, mis seal kohati tundub. No mis sa panid Moldova hinde või nagu koondisele Moldova mänguks hindeks? 10 pallist. Mina panen 7. Mina panin 6. Ma panen 7, ütleme niimoodi, et ma arvan, et kui ma keskmiseid standardid vaataks üldse selle nurga alt, et võit võõrsil
ükskõik kelle üle, kus päris San Marino ei ole ja mingi 7-0 võit või siis tähendab vastupidi, siis ma arvan, ma enamasti nii madalat hinnet nagu võidule ei pane, siis ma kuidagi kõrgemat ka ei tahtnud hetke panna. Okei, selge. Ma panin 6, nii et tribüüni toimetuse keskmine 6,5 siis. Okei, aga hästi kiirelt, meil pole mõtet Iisraelit lahata, sest et siin oli nii palju artikleid, igast podcast, rääkisid läbi ja ilmselt paljud neist ka meist paremini. Võtame hästi kiirelt kogu selle esimese akna, sest et nüüd me ju lubasime, et me oleme ikkagi nüüd, ootame midagi, on ju. Kas sa said midagi, kas sa nägid midagigi, mis aitab meil nüüd järgmises valiktsüklis enne EM-i 2028? No ma räägin, ma tulen tagasi selle mänguplaani juurde, mis on pragmaatiline, siis kui me suudaks nagu teha nii suure sammu edasi, et me saaks sellest 30 minutist, mis suudame Euroopa keskmike vastu ikkagi nagu oma mängu mängida ja midagi nagu õnnestub ka, siis oleks nagu see suur samm edasi, et ma arvan, et see Iisraeli vastu 30 minutit oli täpselt see, mida ma tahaksin näha Eesti koondiselt just sellise keskmiku vastu. Ma arvan, seal ei olnud 30 minutit, aga ma saan aru, mis perioodi. 25, aga ütleme, et see oli see, millega ma jäin nagu väga-väga rahule. Mis edasi toimus, oli see, et mida me oleme kahjuks näinud viimastel aastatel nagu päris palju just selliste riikide vastu, et me vajume ikka nii ära ja meil on ikka nagu väga-väga raske, et seal noh. No ma ütlen ausalt, tegelikult nüüd hästi objektiivselt ma olen tihti kriitiline, aga minu meelest ikkagi mingi edasiminek ma nagu nägin, sest et see rahvuste liigas tõsi, tunnistades, ma ei näinud Slovakkia võõrsil mängu on ju, ja seal öeldi, et see oli päris hea. Esimene poole. Nii et ma hindan ainult nende 5. Seal esimeses 5 mängus ma ausalt öeldes nägin vähe seda. Et nüüd nagu Iisraeli vastu, sa ütlesid, ma nägin, kahjuks seda ei jätkunud väga, aga ma ei tea, kas meil ei jätkunud jõudu või Iisrael sai kiirelt aru, kuidas me mängime. Et, siin ka Moldova vastu ka mindi, ilmselgelt oli nõrgem vastane ja see läks nagu väga hästi nagu see toimis, ma ei tea, isegi ostades üllatavalt hästi, kuigi minu jaoks Moldova pole üldse mingi riik. Nii et mina olen selles mõttes nagu positiivne, et ju ikkagi nagu õiges suunas tööd tehakse. Ütlen niimoodi. Kas, kui nüüd tervikult vaadata, loomulikult kui lihtsalt eraldiseisvalt, mitte vaadates kuigi tulevikku, nii et tegelikult oli päris nukker, eriti Iisrael. No mina olen statistika usku inimene ikkagi numbrit ja mulle meeldib kõiki pealelõkkede arvu ja XG-si ja asju vaadata ja kus see pall nagu nii-öelda oma väljakul asetseb, siis palju on räägitud sellest, et kui Jürgen Enn tuli ja siis võrreldes selle viimase Äberli aegadega, et me tegime sealt nagu mingi sammu edasi nagu keskmike vastu, siis ma tegelikult ei julge küll seda öelda. Mulle tundub, see on tegelikult selline kergelt emotsionaalne värk, kus me tahame nagu ilustada mingeid asju, et kuna meil on Henn natuke sümpaatsem kui see Äberli lõpp, siis me näeme nagu asju positiivsemalt, kui me nägime Äberli ajal, et mulle tundub, et me oleme täpselt samasuses olukorras, lihtsalt mõned vastased, Rootsi vastu on keerulisem kui Iisraeli vastu, seal me oleme veel rohkem hädas, aga see päris standard on nagu selline, et selline Iisraeli-sugune riik või Rootsi-sugune riik lükkab meile mingi 20-30 korda mängu jooksul peale lööke, et see näitab tegelikult kaugel me oleme sellest keskmikega mängus sees olemisest. Nõus, ma ütlesin jällegi, et ma lihtsalt näen seda mängu alget, eelmine aasta sa ütlesid, et positiivne Henni suhtes, aga eelmine aasta oli veel hullem just. Aga vaata, ma ütlengi, Rootsi ongi tugevam ja Slovakkia vastu selles mõttes, seda Slovakkiat eriti seda võrdsilmängus ei läinud nagu arvesse põhimõtteliselt, ei olnud mängus midagi. Lihtsalt ütlen seda, et millest ma näen nagu positiivselt, ma näen seda, et meie ründeplaan on läinud loogilisemaks ja selles suunas, kus ma ise tahaksin minna. Millega me üldse rahul ei ole, on see, et meil on kaitses ikkagi, meil on väga suured probleemid. Ja, meil muidugi ei olnud Karol Metsa ja kui keegi ütleb, et see ei ole katastroof, aga see annab märku, teine mäng ei olnud ka Heina, nii et me ei saanud tegelikult need 2 veidi täpsema jalaga tüüpi, neid ei olnud. Muidugi see andis väga suure pitseli mängu. Just ilmselt isegi rünnakule rohkem kui kaitsele. Ja, aga jällegi, et kõik mööname, et Rootsi ongi võimsam ja värk ja aga ka nende Karol Metsadega lüüakse meile 30 korda peale. Aga ongi järgmine tegelikult aken ongi, ma loodan, et nii Hein kui ka Mets on tagasi. No muidugi Mets, ma ei tea, palju ta jõuab mängidest veel selle, äkki mingid minutid ikka saab. Ja siis meil ongi Norra, ma arvan, et Norra enam-vähem sama kvaliteediga, mis Rootsi, eriti ründefaasis on ju. Seesama Iisrael tuleb kodus, me saame jälle võrrelda ja vaadata, kas see kõik oli minu jaoks, oli see silmapette lihtsalt märtsikuine või on seal päriselt midagi. Vaata, koondise mängude analüüsi puhul on ju alati ka see nagu
selektiivne mälu. No, seal on selektiivne mälu, pluss neid mänge on nii vähe, need on nii harva mitme kuu tagant, et tegelikult seal ju neid muutujaid on nii palju, et seal tegelikult ongi väga raske kaasa võtta, et kui sa mängid märtsis, järgmise mängu mängid juunis, et vahepeal tehakse klubide sama asju, et kuidas sa siis hindad, et kus suunas sa oled läinud, et üks mäng natuke õnnestub rohkem, mängid oma üle keskmise taseme, teine nii-öelda ebaõnnestub, kuidas sa ütled, et siit läks edasi, siis läks nagu allamäge, et arsi tuleb vaadata ikkagi nagu pikka aastat. Üks mõte, mis mind valdas oli see, et see Iisrael oli nii kuradi mängitav tegelikult. Ma ei mõtle nagu meie praeguse koondise jaoks, et tegelikult nagu siuke, et nii mängitava tunde, et tegelikult me peaksime suutma, ma ütlen, et kergelt, aga me peaksime suutma selles alagrupis 3. koha eest võitlema, ei mingit probleemi. Aga sellega ma nõus sinuga, et me oleme sellest ikkagi kaugel. Me oleks võinud isegi seal näiteks viigi kätte saada, ma oleks võinud, aga see oleks täpselt selline täiesti vastuolus sellele, mis Ei, sellise esituse ja sellise mänguga jalgpallis on ikkagi võimalik, muidugi punkte saada, et me näeme seda igalt poolt, aga see lihtsalt ei ole jätkusuutlik, et see on sul 1/10 enam-vähem juhtubki ja kindlasti neid tulevikus juhtubki, et ei saa välistada, et see võib juhtuda samamoodi juunis, loodetavasti juhtub, aga see on, kui on analoogse mängupildiga punkt, et kas see meid viib nagu siis pikas plaanis liiga kaugele edasi, et siis pigem ei viida. Vot nii palju siis äkki koondisest täitsa selline vaheldus, aga palju paremad uudised on see, et klubi jalgpall on tagasi. Lõpuks ometi, ma ütlen ausalt, et klubi jalgpall on ikkagi selle kogu jalgpalli maailma süda. No aga räägime siis, Levadia ja Kalju tulevad ju. Oled valmis? Ma isegi mõtlesin, et ma vean ka ennast äkki ikkagi nüüd staadionile, koondise paus on läbi. Kuule, kui minu kalender ei valeta, siis on meil tegevust märtsikuuga. Kas sa endiselt ei saa aru? Ma tean, et pärast koondise pausi altab sinu jaoks jalgpalli. Ma räägin, et enne okei. Aga see selleks. No mis ootad siis? Sina Kalju fännina? Punkte. Ametliku esindajana? Punkte. Pole küsimustki 3 punkte. Mille pealt siis punkte ootad praegu? Ma arvan, et Kalju on mänginud too algul hästi, et nüüd on vaja hea mängupilt ka tulemuseks realiseerida. Superkarikas 3, Tammeka vastu 2, Paides 4. Keskmiselt nendes mängudes 3, endale siis ma Vapruse võõrsil mängu ei loeks, seal tunnistas Kappar ise ka, et seal näideti neile natuke, koolitati neid natuke. Ise ka ei oodanud. Ja see statistik vastab täitsa tõele. Nii, mille pealt sa endiselt ootad seda? Koondise pausil on tehtud areng edasi. On või? Mis areng on tehtud? Kuule, treeni mängus Nõmme Unitedile 6-0. Pandi Nõmme United esiliiga, ütleme, suurt favoriit. Aga väravate löömine ei olegi teie probleem ju? Ei, taga 0. 6-0. Okei, te harjutasite Nõmme United vastu taga 0 ju? Ei, selles mõttes, kui nagu tõsiselt rääkida, siis alustame Levadia mängus, siis selle aja jooksul on teinud Kalju koosseisuliselt väga suure sammu edasi. Nüüd hakkavad vaikselt legionärid, kes saabusid viimasel hetkel, hakkavad sisse tulema süsteemi. Žabir oli teil ainus ju, kes on veel, see keskvälja vend oli ka. Ütleme, keskkaitse, tagumine poolik, sulte varegemist. Kes see keskkaitse oli? Ei, ta ongi, ütleme, tagumine poolik keskkaitse, et tema hakkab nüüd ilmselt, ma arvan, juba on konditsioonis. Bossama nüüd. Romi Siht ja mis ta nimi on? Mudu Tambedu. Romi Siht Tambedu, keskpoolik hakkab Tambedu rünnakul peatama. See paneb niimoodi Levadia lukku, et sa Levadias näed mõnda Belgia kõrliga kogemusega meest või ei näe? Ei näe absoluutselt selles, ei hakka isegi vaidlema. No võt, see on jälle see, ma räägin. Siuksed vennad võiksid minna iga hetk kuskile Slovakkia lõppu, aga nad helistavad. Aga tegelikult teil on üks eelis küll Levadia ees, sest et tuletan meelde, et meil on endiselt legionäride piirang ja kui Levadia tahab suurte vastaste vastu võita, siis peavad Eesti mängijad ikkagi performima. Olgugi, täna praegu on teisipäev, episood on kolmapäeval, et olgugi, et on ikkagi mõni aeg puhata, aga viimase 4 päeva jooksul on 2 mängud peetud. Nüüd see reisimine värki, väike taastumine peab olema, ega see selliste mängijate jaoks nagu Peetson, Schöning Larsen ja Ainsalu, kes Schöning Larsen vist tegi 180 minutit kokku või? Jah. Peetson siis tegi 135 minutit ja Ainsalu 90 minutit, aga viimases mängus, et see mängib rolli. Ja Murult veel Kutsmurul tuleka mängib ka alati rolli. Absoluutselt, teil on Sportlandil. Sportlandil, jah. Nii, ja teine asi on see, mis ma tahtsin välja öelda, et ega Mihkel Ainsalu veel ei ole ja see koondise mäng ka nagu näitas, et veel ei ole see Mihkel Ainsalu, kes
see oli eelmine aasta Mihkel Ainsalu, kes postas, see on Levadia jaoks tegelikult väga, väga oluline, et need Eesti mängijad hakkaksid nüüd nagu kuidagi rohkem performima, jõuaksid oma, ma ei tea, tippvormi nii-öelda, sest et legionärideks, aga tegelikult Eesti mängijad peavad hakkama tassima põhimõtteliselt. No mina tulekski siit nüüd kohe EpicBeti koefitsientideni ka juurde, et seal on ju, issand, see Levadia koef oli 1,4. Mina soovitan kindlasti Kalju peale panna 7-ga, et kuigi Levadia on need punktid ära võtnud, siis ega need on tulnud ikka väga raskelt neile ja üldse mitte veenvalt, et Kalju on kindlasti mänginud paremini, kui neil on punktid, tabelis on punkte ja ma ei ütle, et Levadia on nüüd mänginud halvemini, kui neil punkte on, aga ma väidan seda, et ega need ei ole nüüd küll lihtsalt tulnud, et ma arvan, et see on päris hea väärtus. Austades väga, ma ise ka pigem, ma saan aru, kus see koefitsient tuleb, see on nagu arusaadav, aga 7 on, kui Kalju oskab, siis Kalju oskab, aga muidugi eelmine aasta Levadia vastu ei saanud ja ega superkarikas ka ikkagi ei saanud. No superkarikat me ei võtaks üldse selline analüüsi praegu, siis need on asjad. Aga ta ikkagi ei saanud. Ei, see vastab tõele, iseenesest vastab kõik tõele. Aga ma arvan, et Levadia on hetkel teises olukorras. See aasta suur probleem, et teie mängu, teil on nagu vaja seda ründajat. Okei, see Šapir võib-olla hakkab nüüd tootma, aga praegu teil ei olnud esimestes voorudes ikkagi seda venda, kes korra selle ära nagu palli maha võtaks nii-öelda. Ma ütlen, see on võistkond komplekteeriti lõpuks ju nii hilja kokku, et natukene aega vaja. Ja mõned konteinerid tulevad hiljem, see on arusaadav. Ja mängid tulevad. Nii, mis meil veel? Meil on pereüritus on Sportlandil üks päev enne, Flora Kuressaare. Kusjuures nali naljakas, mina arvan, et siin on ka, kui rääkida koefitsientidest, siis Flora 1-2 on ka liiga madal, mina julgeks üldse Florat praegu, me peame vaatama, mis need on. Minu jaoks Kalevi mänge, need on mitte midagi. Kalev ongi omaette liigas praegu nõrkuse poolest, et on huvitav üldse vaadata, kuhu poole see liigub Kostja, Mööli, Duo, kuhu nad tüürivad selle. Jah, ma sellest mängust ei oska isegi midagi öelda ja ei taha ka väga midagi öelda. Paide on siis see, kes Kalevile esimesed punktid annab, klassikaline on ju Paide ja siis mingis järgmises voorus võidavad, ma ei tea, Florat või midagi sellist. Harju Trans on veel iseenesest päris märkimisväärne mäng. Mulle meeldib vaadata, kuidas Kožuhovski tiimid mängivad, kui nad on favoriidid. See on alati põnev. Mul oli siin eelmise episoodi järgselt oli ühe inimesega oli kerge suhtlus. Üks asi, mida ma ära ei maininud, millega ma ise olen meiega absoluutselt nõus, et kui me siin analüüsisime erinevaid Narva Transi tulemusi alguses, siis seal oli ka poore faktor oli ka kahtlemata väga suur, et miks mõned mängud õnnestusid ja mõned mängud ei õnnestunud. Et ma arvan, ta on ka ikkagi see mängija, kes on ühes suuremas rollis oma võistkonna hüvanguks käesoleval aastal. Võimalik, seda näitab aeg. Aga üks minu jaoks tegelikult kõige põnevam mäng on sellest voorust, kui jätta see Kalju Levadia kõrval just taktikalise küsimus, taktikiste nüansside põhjal, on Tammeka Vaprus. Just selle nurga alt, et... Issand, meie podcast just läks järjest nišimaks läheb. See on totaalne maiuspala gurmaanidele, kes vaatavad erinevaid nüansse. Sellest algab ju voor. Jah, et tegelikult seda me ju teeme väga hästi, et Tammeka jookseb kiireid väga hästi selle ründe võimekusega. Nii Vaprusega nad jookseb mitte kuhugi. Aga nüüd ongi see, et Vaprus ilmselt läheb väga madalalt mängima seda mängu, et nii nagu, mis neil ikkagi päris hästi on edu toonud viimased mängud, et kuidas need kaks erinevat poolust omavahel nagu töötavad, et ma arvan, see tuleb nagu väga huvitav mäng, kes oskab selliseid asju hinnata. Ma arvan, et see tuleb Anderi mäng. Ehk siis vähe väravaid tava inimeste keeles. Üks teema veel, viimane teema, ma arvan. Võib-olla ei ole ka kuulutati välja ju üldkogu kuupäev, 19. juuni paigas. Ütleme niimoodi, et jaanipäeva eilselt saab juba nüüd tsüklisse langeda seal jalgpalliklubid. Ma siin, kuna see on 19. juuni on neljapäev, ma arvan, et see valiti meie podcast järgi, ega kõik ju teavad, et me salvestame neljapäevati, ega siis ma arvan, muud varianti ei ole, kui ainult live episood otse Le Coq Arena vastas. Peab vaatama, kuidas seal kas see on mingi liitidega piiratud või kuidas see korraldus seal? Võib-olla seal on see, et seal on ka võib-olla lubadega vaata, et sa pead akrediteeringu saama, et Le Coq Arena paistaks su taga, et ma ei tea. Jah, jätkuvalt tegelikult me lõpuni ei tea isegi, kuidas see välja hakkab nagu nägema. Kas see on üldse Le Coq Arena või? Enamasti, aga viimased aastad vist on olnud küll.
sest et selles teates ju öeldud, kus on, et see võib-olla on vähe kinnisemas kohas. Minu meelest kunagi see oli küll kuskil mingis naeruväärsetes kohtades, aga viimased aastad, kus on vähemalt üks kandidaat on olnud, siis on A. Le Coq Arena. Kuidas sulle tundub praegu nüüd alates hetkest, mil Ragnar Klavan ütles välja oma kandidatuuri on ju kuni nüüd selle hetkeni, kas sinu meelest šansid tõusid, jäid samaks või langesid? Ma arvan jätkuvalt suures plaanis samad. Ühte asja ma tegelikult tahaks nagu selle valimiste koha pealt ära mainida, et ma siin üks nädal sain nahutada, vaata, kus, et ma ei tea, et kelle poolt siis nagu fännid hääletavad, siis jalgpallihaige poolt ma eelmise nädala seisuga sain ikkagi info, et neil lihtsalt ei olegi võimalik hetkel kujundada arvamus, sellepärast, et nad ei ole kandidaatidega, või siis tähendab ühe kandidaadiga ja Ragnar Klavaniga ei ole kohtunud veel. Aivariga on eraldi kohtunud või? Aivariga on vist eraldi kohtunud. Ossa. Mitte tähendab vist, vaid Aivariga nad on lisaks fännide dialoogkohtumisele veel üks fännidega kohtumis. Aga see on ka minu jaoks jälle see, et kus, ma ei tea, kus okei, sa ei kohtu siin, ma ei tea, Levadia asjadega. Kui me tahaks nagu mingit muutust, siis ma ei tea, jalgpallihaigega kui fännide esindusorganisatsiooniga võiks ikkagi kohtuda, et kui sa tahad mingit põõret nagu jalgpallis luua, et veidi kurb. Ühest küljest jah, aga teisest küljest kurat see jalgpallihaiglana on ka siuke passiivne organisatsioon, et keegi ei saagi aru, et nad on nagu mingi fänniorganisatsioon teinekord. Jaa, aga suuremat fänniorganisatsiooni meil Eestis hetkel ei ole. Vähemalt ametlikku nii-öelda. Nojah, aga võib-olla selles mõttes ma olen nõus jah sinuga, et see on ikkagi Eesti koondise fännklubi, et ma arvan, et see on selle nurga alt nagu oluline. Ma arvan, kusjuures see on nagu see, mida näiteks arvab, ma ei tea, Roosad Pantrid või arvab Viies sektor, seda ma isegi nagu ei pea nii oluliseks. Aga see, mida arvab Eesti jalgpallist, Eesti koondise fännklubi, siis ma... No samas seal on nagu, need vennad veavad samad Viienda sektori vennad ja veavad seda laias laastus. No jah, mitte küll kõik. Mis on minu meelest natuke häbiväärne, aga see on meie reaalsus. Mul oli vahepeal vestlus ühe, ütleme, hääleõigusliku inimesega, kes nagu üritas mulle nagu selgitada, miks, isegi mitte enda vaatenurgast, aga miks paljud klubid võib-olla ei viitsigi nagu mingit muutust või oota mingit muutust. Seal kõlas selline asi, et nagu, et kõik need dialoogkohtumised erinevate tasemete klubidega, mitte ainult Premier League, aga üldse, et need kõik klubid, neil ei ole nagu selgroogu, neil ei ole oma arvamust, nad ei julge välja öelda ja sellises nagu keskkonnas töötamine on lihtsalt demotiveeriv, sa näed, et sa võid kuskil midagi pushida, aga need inimesed lihtsalt, kas nad ei tule kaasa, nad ei viitsigi mõelda, nad on oma mugavustsoonis ja see nagu demotiveeribki sind ennast kuidagi muutustele. Ütles sükse asja välja, et... Ma arvan, see on isegi väliselt ju tuntav, et ma arvan, jah. Et mingis mõttes ma olen nõus, jah, et mul ei ole nagu otseselt niimoodi, aga ma ka tunnen tihti, et väga paljud meie klubid peaksid ka olema proaktiivsemad ja see on nagu mu sõnum, et kes iganes otsustajad on, et see on tegelikult teie töö lisaks, kui te juba hääle õiguslik olete, et mingi liige ja teie klubi, ma ei tea, püsimajäämine, ellujäämine, mis iganes on oluline, aga tegelikult teil on ka suurem roll Eesti jalgpallis ja mingi hetk oleks aeg seda endale ka teadvustada. Ma arvan, siin me jõuame nagu isegi laiemalt, et mis näiteks, ma ei tea, vaata erinevad nagu grupid ja erinevad inimesed tunnevadki seda rolli nii erinevalt, et mõni kodanik on ühiskonnas aktiivne, ta näeb, ma ei tea, murekohti, teine inimene vaatab seda, et mis tema elus on oluline ja selle ümber nagu mäng käibki, et ma saan selle nurgalt, ma saan isegi mõnest nagu mingist nagu väiksemast madalama liiga klubist isegi aru, et teda tegelikult üldse ei kotigi, kes Eesti jalgpalli juhib, sellepärast, et ta ei ole nii-öelda, ta ei ole nagu, ma ei taha öelda, et ta ei ole mingi täieusklik jalgpallifänn, aga ta ei ole täieusklik nagu jalgpallifänn selle nurgalt, ta muretseb selle pärast südant, senimaani, kuni tema need liigamängud toimuvad, tema sõbrad tulevad koolestajate ja ongi kõik hästi. Mida saavad fännid teha? Nagu ma ei tea, mitte valimiste mõjutamisel, kui ma meelsuse avaldamisel või ei saagi midagi teha? Ka saab, meelsus saab iga nurga alt avaldada, lihtsalt küsimus on see, mis on selle nagu tulem ja mida see nagu siis kaasa peaks tooma, mida nagu fännid üldse, ma ei tea, nõuavad, et ma arvan, see on nagu see võtmeküsimus, meelt tasub alati avaldada ja sellel on nagu põhjus, et olgu see koondise mäng või olgu see mingid muud nagu ruumid, et mina arvan, et meeleavaldamine on alati kasulik. Selles Vene podcastis enne täna, kes Nikita Andreev, mul tuli meelde, ma tahan lihtsalt selle välja öelda, et tema arvates ka liiga algab liiga vara. Noh, jah, vaata,
presidendivalimiste kampaanias on see umbes 189. küsimus. Vot, ma arvan, et äkki tõmbamegi siit kiire kõik, mis päevakahel sai nagu räägitud ja järgmine reede äkki on laiemalt. Kuule, aga tähistame siis Eesti koondise võitu ikkagi. Ei, muidugi jah, see on lihtsalt, meil juba muud teemad olid, on ju. Et loomulikult super, et vahel on tore lihtsalt võita ka vaata. Olgu, mis ta see kvaliteet on lihtsalt tore võita. Ja Moldovaga ta on ikkagi kuidagi gramm parem näiteks kui Malta on ju, et ikkagi lõpusam. Kolhoos on Ivan Spolli põhilõde. Kolhoos on kolhoos, no ta on natuke arenum kolhoos kui Malta. Kusjuures sportliku taseme poole pealt küll muude asjade puhul julgen vist vastu väelda. Aga tegelikult nad olid samas rahvuste liiga grupis ja ühe mängu võitsi Malta, teisegi mängu võitsi Moldova. Jah, aga ma tahaks võib-olla nagu ikkagi selle nurga alt võib-olla nagu isegi lõpetada, et siin jällegi mingil nurga alt nagu alustasin seda, et Moldova on ka nagu väga tugev jalgpalliriik. Aga ma küsin jätkuvalt seda, et mida iga jalkafänn, kui ma vaatasin kas või seda nii-öelda ilutsi nagu neid MM-i mänge, et ma saan aru, et siin väga paljud inimesed ei ole jalgpalli nii-öelda liidu juhtimisega rahul, et kus ma tahan jõuda on seda, et meie naaberriikides käivad hetkel, ma ei tea, 100 ja 1000 inimesed käivad oma koondisel kaasa elamas. Ja mulle tundub, et nad ei käi kaasa elamas seal jalgpalliidu presidendile, et nad käivad kaasa elamas sellele, et nad on selle riigi kodanikud ja nad käivad kaasa elamas oma parimate jalgpalluritele. Siis mulle tundub, et ja ma saan nagu tegelikult väga hästi inimesed aru, sest olgem ausad, ma ise ka ei viitsinud praegu sinna Moldovasse üldse minna mingitel nagu analoogsetel põhjustel. Mul on lihtsalt nagu väsinud sellest mingi nurga alt. Siis mulle tundub, et me Eesti jalgpallis fännidena vaatame ka seda, et see kuidagi on, ma ei tea, Aivar Pohlaku jalgpallikoondis, või siis jalgpalliliidu jalgpallikoondis, mitte see, et see on meie parimad jalgpallurid, kellele me peaksime kaasa elama. No ma ei tea, ma ei ole lihtsalt ise reis ja tüüp, ma kodumängule ikka selles mõttes lähen ei, no ma mõtlen just seda, mul on kuidagi nagu, ma ei tea, nagu mis need jalgpallurid lõpuks milleski süüdi on, vaata, kui me nagu lõpuks karistame ainult jalgpallureid, siis minu jaoks nagu sünnivad parimad jalgpallurid sealt, kui nad näevad, et vaata, see läheb inimestele korda, et ma pingutan kaasa selleks, ma tahan nagu tunda seda inimeste armastust. Tavaliselt sellised vennad, nendest saavad nagu parimad jalgpallurid, vaata Cristiano Ronaldot, põhimõtteliselt selle pealt üles kasvanud. Et kui me võtame veel selle ka ära Eesti jalgpalluritelt, no siis pole nagu üldse midagi. Et ma arvan, et näiteks Eesti jalgpalliliidu seal eriti konkreetselt Aivar Pohlaku otsuste vastu saab ka teisiti protesteerida, kui mitte minna koondise mängule. Teine asi on lihtsalt see, et kui on kuradi siuke vend nagu Häberli seal ja teeb siukest otsuseid. Vaata see kõik, millest sa räägid, see ongi nagu kodumängude pool, mida me ei ole nagu praegu näinud. Aga mõtlen just seda, ikkagi kuidas see nagu foon on, et me selle 30 aasta jalgpalli arenguga, et okei, 90 polnud inimestel nagu väga palju raha ja polnud reisimisvõimalused kuskile minna. Aga ma arvan, et nagu pole ühtegi kümnendit, kus Eesti koondist vaadatakse nagu välismaal nii vähe. Mitte isegi kümnendit, ütleme mingit, ma ei tea, 3 või 5 aastat tsüklit, kui siin nagu viimasel ajal, et kus on, ma ei tea, 20 inimest on natuke kaugemal ja võib-olla kui on mingi lähemal mäng 100 inimest. Et ma arvan, et neid koondise, kus nii vähe praegu üldse inimesi kaasa reisib, ongi vähe üldse Euroopas. Jah, eriti kontrast Kossu koondisega. No Kossu koondisega pluss jätkuvalt, et meie naabrid on hetkel täitsa teises seisus. Ja mulle ei tundu, et siin kuidagi Lätis ja Leedus see jalgpalli tase või see foon nagu väga palju parem oleks. See läheb kuidagi jah, lõpuks korda see. Aga okei, see kuidagi. Jah, ma tegelikult alustasin seda mõtet üldse kuskilt sellest, et Moldova on kõik tore, aga ma jõudsin teise teemani välja. Kuulge, aitäh teile, järgmine kord näeme rohkem kui nädala pärast reedel tegelikult. Nägemist.